jagan täna õhtul teile seda sõna, mida olen nagu sellel nädalal saanud. No seda on nagu mitut moodi, seda on nii, et mis olen nagu ise issand ees olnud, olen teatud asju, nagu ikka panen ka kirja neid ja ka kuulasin ka siin Andrei Šapovalov ühte konverentsi, mis ta siin oli oktoobri viimasel päeval ja esimesel päeval novembris, oli veel Riias. 2 korral ta tegelikult käis siin, lähestikku käis Riias. Ja nüüd oli ka ja ma püüdsin kuulata neid viimast koosoleku veel väga hästi ei ole saanud nagu kuulata, ka neid sõnumeid, mida ta seal Riias olles just ka jagas. Täna jagan osad asjad neid ka. Ma nagu näen sedasi, et vaata, meie oleme tegelikult nagu selles raadiuses. Me oleme selles olulises raadiuses, mis on seotud ka just Riiaga. Riiast tuli kunagi käsk üldse, et see Võru linn siia tuleb ja ütleme, et see on saare ajal, kui see nagu sündis ja sellepärast on see nii, et eks me siin selle Liivimaa nurga peal oleme sellises mõttes nagu olnud ja oleme ja sellepärast ma nagu usun sedasi, et need õnnistused ja need sõnumid, mis tulevad ka just sealt kaudu, need puudutavad väga otseselt tegelikult ka, ka meid, ka siin seda Eestimaa nurka, kus meie praegusel hetkel oleme ja sellepärast ma täie teadlikkusega tahtsin nagu tähele panna seda ka, mida Jumal on nagu seal ka rääkimas. Nii et lihtsalt selliseks sissejuhatuseks nendele mõtetele. Aga kiitus Jumalale, et vaata, Jumal ongi nii, et Jumal on valitsemas, kõik sünnib tegelikult tema plaanide ja aegade järgi. No mina ise nagu oma elu peale ja ka üldse Jumala riigis töötamise ja teenimise peale nagu mõeldes nagu näen sedasi, et kõik see, mis on olnud head, see on tegelikult sündinud Jumala korraldamisel ja Jumala juhtimisel. Jah, eks me inimestena oleme nende asjade juures ka, mis on Jumal nagu tegemas ja Jumalal on nagu inimesi vaja. Aga põhimõtteliselt on ikkagi nii, et üle kõige tegelikult asjad sünnivad tegelikult ju Jumala tahtmise ja plaanide järgi. Vaata, sõna ütleb väga selgesti, et ükski ei saa tulla isa juurde, kui isa ei tõmba. Ja sellepärast on see nii, et Jumala juurde tulek on tegelikult seotud ka just Jumala kutse ja Jumala tõmbamisega. Meie võime inimesi kutsuda ja me näeme sedasi, et see jääbki vahest selliseks kutseks, et mis päriselt nagu ei toimi, aga sealt teisalt me näeme neid inimesi, keda Jumal on kutsunud ja kui nad tulevad, siis nad tegelikult, kes selle kutse vastu võtavad, ega nad siis sellele nagu vastu panna ka tegelikult ei saa. Ja sellepärast on nii, et usaldame tegelikult Jumala aegasid. Mina isiklikult täna julgustan küll selle koha pealt sedasi, et meie ei pea esile kutsuma siin mingisuguseid selliseid aegasid, et millal tuleb saagi aeg. Ja mina leian sedasi, et see ei ole meie asi. See on tegelikult issanda käes. Üldse kui sõnast võtad sedasi, et võtta, hakkan täna kuidagi selliselt vabalt nagu rääkima. Ütleme, et Jeesus on Johannese evangeeliumi 4. peatükis on Samaaria lähedal. Ja siis ta seal, Samaaria naisega räägib, ja seal ta räägib ka, ütleb, et põllud on lõikuseks valmis. Ja äkki ta nagu viitab nagu sellisele asjale, et nüüd on nagu selline moment. Ja põhimõtteliselt tegelikult, mis siis nagu on? Ma loen siit Johannese 4.35. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. Seal oli, ütleme, et 4 kuud, ütleme, et eks oli see ajalik lõikus, ütleme, et kus sa lähed seda vilja võtma, et selle aja peale tuleb see lõikus. Aga siin, issand ütleb sedasi, aga mina ütlen, et juba on tegelikult need põllud lõikuseks valmis. Nad on valged ja lõikuseks on nad valmis. Ja siis on nii, et ja siis, mis seal järgmiseks juhtub? Juhtubki niimoodi, et tegelikult see Samaaria naine toob terve linna, toob tegelikult Jeesuse juurde. Ja vaata, see oli valmis tegelikult. Ja ütleme, et ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kes seal siis midagi tegi. Jüngrid käisid süüa ostmas linnas ja ajasid muid asju ja nagu oli selline lugu. Aga üks naine, kes Jeesusega vestles, põhimõtteliselt oli see, kes tõi kogu selle linna tegelikult Jeesuse juurde. Ja sellepärast, ja palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, et tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Ja siis viimane salm siin 42 sellel teemal ütleb nii, et aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Ja vaata, mis tegelikult sünnib, ütleme seal nagu sellises mõttes Samaarias. Sünnib nagu sellises, ütleme, juutide poolt põlatud paigas.
kus ütleme, usuliselt ei oldud tasemel. Ikka Juuda, ja Jeruusalemm ja see pooleldi ära taganenud Samaaria ja ütleme, et selline olukord nagu oli ja see suhtuminegi oli selline ja omavahel ei saadud ju õieti läbigi. Aga siin me näeme sedasi, et lõikus oli sellel hetkel oli valmis ja issand seda teadis ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime seda usaldada, et need asjad tegelikult on issanda käest. Andrei Zapovalovi üks selline mitte viimane, vaid vist eelviimane jutlus oli selline väga huvitava pealkirjaga oli see, et see sünteetiline pruut, Kristuse pruut. Sellises mõttes, et ta on nagu kunstlikult tehtud. Ja see mõte oli see, mida ta nagu seal rääkis ja jagas, oli see, et vaata, me elame praegu selles ajas, kus ütleme, et vaata, enam saagiaega nagu normaalselt ei ole. Sellepärast, et tomat on aastaringselt on poes, eks, maasikaid võid leid ka igal ajal, arbuuse, värke, ütleme kõike kurke, kurgid on ka kogu aeg ju, praegu ümber aasta on kogu aeg on ju poes on osta. Ja mille tõttu see on? Sest et enam ei elata nendes saagiaegades. Vanasti me elasime, oli kurkide aeg, oli maasikate aeg, oli, ütleme, kõik need ajad olid sellised, et millal arbuusid on või see oli korraks vaid, millal sai. Praegu on põhimõtteliselt on niimoodi, et saab aasta ringi. Aga muidugi vahe on vahel. Meie, kes me veel mäletame tomati lõhna ja maitset, siis me saame aru sedasi, et need viljad, mis on kasvanud praegusel hetkel niimoodi, et mis on nagu inimeste korraldatud, mis ei ole nagu selle Jumala plaanist, mis ei sõltu päikesest, mis kasvavad elektrivalguse käes, mis ei sõltu isegi mustast mullast, mis kasvavad mingisuguse segu või vee sees ja vati sees, ütleme, kasvavad need asjad. Ja nüüd ongi sedasi, et vili nagu tuleb ja lõhna ega maitset eriti nagu ei ole ja vaata, ja siis on niimoodi, et ja Andrei mõte oli nagu selline, et meie ei tohi koguduses niimoodi teha. Et me teeme selliseid, kunstlikult endale siin neid kristlasi. Tead, isa palge valgus peab inimese peale paistma, mitte see meie mingisugune kunstlik valgus, mida me teeme või näitame või kui ägedaks me teeme oma konverentsi ja värvilised tuled põlema paneme ja teeme niisuguse ilutulestikut vähe ei ole, et kas ei saanud aru ja ütleme, võime ju ise tegelikult korraldada nagu mingisugust asja. Aga kallid, kui tegelikult Jumala vaimutuul puhub, kui Jumala palge valgus paistab, vaata siis tegelikult on selline saagiaeg, siis tegelikult inimesed tulevad. Ja sellepärast ma ütlen, et aga saagiaega tuleb oodata. Ja sellepärast ma täna tahan ütelda sedasi ka, et see on ka ilus ja õige aeg. Ütleme, et võtan neid kirjakohtasid siin järjest, mis on näiteks, võtan Korintuse esimesest kirjast, kiri korintlastele ja mis siin näiteks 3. peatükist on lugeda, 6-7 salm. Mina istutasin Apollos kastis ja kuid Jumal laskis kasvada. Ütleme, et mehed tegid midagi. Paulus ütleb, et mina istutasin. Apollos oli hea kõnemees. Kastis hästi need inimesed, kes said Jumala sõna kuulda ka just Apollose poolt. See oli väga hea. Aga tegelikult Paulus tunnistab, ütleb sedasi, et kuid kasv on tegelikult, mida Jumal laskis kasvada, see oli Jumala käest. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Ja sellepärast, kallid, see on, ütleme, vaata see kasvu asi on tegelikult on Jumala käes. Jumal on niimoodi, et vahest ta võtab kasvu ära. Egiptuses oli 7 viljakat aastat ja 7 näljaastat, põuaastat. Ja see oli, ta rääkis sest ette ka, näitas Vaarole ette need unenäod ja asjad, et nii lihtsalt juhtub. Et teete, mis te teete, aga nii läheb. Tulevad head viljakad aastad ja siis tulevad need aastad, kus mitte midagi tegelikult ei ole. Ja selle vastu ta ei saa ja lihtsalt nõnda see on. Ja sellepärast on see nii, et Mattiuse evangeeliumis, kus see Viinamäe lugu on seal need rentnikud ja et kui saagi aeg lähenes, siis Jumal läkitas oma sulased, saaki nagu võtma. Ma olen ise seda samamoodi kogenud, minu jaoks eriti oli need, kui vend Dimitri tuli meile ja see oli saagi aeg sellel hetkel ja või mõni teine vendki, kes sellel ajal käis. See oli saagi aeg, kus Jumal läkitas neid, kes oma töötegijad, kes võtavad nagu selle saagi sellel hetkel, kui seda on vaja. Ja ta ei läkita nendel aegadel, kui seda saagi aega ei ole. Sellepärast, et vaata, seda ei saa kogu aeg nagu teha, et kogu aeg on külviaeg, on kasvuaeg ja on saagiaeg. Ja sellepärast ja mõtlen, et ja meil on niimoodi, et kindlasti meil on teatud inimesed, kelle Jumala juurde tulekut me ootame, kelle pärast me palvetame, need on lähedased, need on abikaasad, need on lapsed ja värgid, isegi nende koha pealt on saagiaeg. Et ütleme, et ka meie ei saa nagu neid ka ennem kuidagi niimoodi seda Jumala riiki nagu selliselt tirida, et peavad nagu tulema. Ei, nad peavad samamoodi küpseks saama. Et millal tegelikult, ütleme, tuleb nagu see nende moment. Ja osad inimesed on niimoodi, et nii kui apostel Pauluski, kelle pärast kristlaskond ei palvetanud,
Nad hoopis palvetasid kindlasti niimoodi, et kui seda hullu meile siin üldse lähedale ei tuleks, tead, et siis oleks meil hästi. Aga jumal tegeles selle mehega, Damaskuse teed saab päästetud, läkitab oma sulas, ütleb, et lähed, ristid teda, paned ta käed peale, saab pühavaimu täis, nägemine tuleb, kõik need asjad sünnivad. Vaata, see on niimoodi, et sinna nagu lükati. Korneliuse kotta, jumal saadab Peetruse, ta lükkab teda sinna, seal ei olnud midagi sedasi, et Peetrus kangesti sinna tahtis minna. Ei, lihtsalt jumal teadis, et saagiaeg on seal, lähed sinna, kõik saavad seal pühavaimu täis, kõik saavad seal ristitud, kes seal on. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me peame lihtsalt usaldama seda, et tegelikult on need ajad. Ja vaata, ja siis tuleb see tõeline vili, siis tuleb see tõeline lõhn. Sellepärast, et vaata, tõelisel saagil on lõhn. Ja sellepärast on see nii, et ma kunagi vaatasin, üks juudi mees, kes siin Võrus elab ka, ostab banaane, ma vaatasin, nuusutab. Kui on lõhn, siis ta ostab selle. Kui head lõhna ei ole, ta ei osta seda. Tegelikult, ja maitse on tegelikult selle taga ka. Ja vaata, ma lihtsalt vaatasin sedasi, et tema teeb selle ninaga kindlaks kõigepealt, et mis maitse sellel asjal on. Kallid, ma ütlen, et me jumala lastena peame kandma siin selles maailmas tegelikult head lõhna. Ja sellepärast on see niimoodi, et meid tehakse ka tegelikult ninaga kindlaks. Sellepärast, mis lõhna me tegelikult kanname. Me kanname tegelikult oma lõhna. Ma ei tea, me oleme täna siin, meil ei ole mingit viirukit ega asju, meil ei ole siin sedasi, et saatsid kirikust kaasa, et siuksed lõhnaküünlad põlesid ja lähed siit pärast selle lõhnaga, et said oma lõhna kaasa, et teavad, et sa kirikus käisid. Ei, sul peab see lõhn olema selle tõttu, et sa oled issandaga kokku saanud. Me peame olema siin selles maailmas selleks Kristuse heaks lõhnaks. Me kanname tegelikult seda lõhna. Võta, lõhn on selline asi, mida tegelikult on väga, väga raske nagu peita, sest see käib meiega kaasas, mitte ei saa seda peita. Mäletan oma selle linnavalitsuse ajast, kus otsnõunik olin ja vaata, inimesed olid niimoodi, et kes olid siis töötud ja osad olid need jutumärkides töötud. Kes tulid toetusi saama linnavalitsusest. Siis oli niimoodi, et kui ta astus uksest sisse ja kui tuppa tuli nagu pagaritöökoda, siis meil oli kahtlusi, et mis asi see on, et kus koha peal sina siukse lõhna endale kaasa said. Või kui ta tuli sedasi, et järgmine hetk mina tunnen sedasi, kuule, saeveski tuli meile külla. Et siuke vaigu ja värske puidu lõikamise lõhn, ise olen töötanud sellel alal, saab täpselt sellest aru, et kuule, see mees tuli saeveskist praegusel hetkel. Tead ja, muidugi need, kes niimoodi hästi lõhnasid erinevate lõhnadega, nendel oli väga kiire. Kui mina tahtsin nendega vahest pikalt juttu rääkida ja ütelda, et hakkame sulle töökohta otsima, ma tahtsid ära minna, sest nad tahtsid tegelikult tööle tagasi minna. Aga sellepärast töö nendel oli, oli mustalt ja lihtsalt ja paberite järgi nagu ei olnud ja tahtsid saada oma seda. Aga siis oli minule tegi vahest see nagu nalja sedasi, et sa reedad ju tegelikult oma lõhnaga lihtsalt ära ennast. Sest et vaata, sa tuled sellest keskkonnast, see tuleb suga kaasa ja sellepärast kallid nii see on, et ja ma ütlen, et see on nüüd negatiivne näide, et kes püüdsid nagu petta. Aga kallid, meie ei pea petma. Ole siin selles maailmas see Kristuse hea lõhn. Ja kui sa ei ole tegelikult see hea lõhn, siis on kurb tegelikult. Sest me tegelikult seda peaksime olema. Kui me oleme issandaga salajases kambris, me peame selle lõhna kaasa saama. Sest et vaata, see ei saa tegelikult peitu jääda. Sellepärast, et vaata see, mis tegelikult, ütleme, issanda lähedal olust tuleb, see peab tegelikult meid mõjutama, sest et Jumal on niimoodi selle loonud, et see suurem ja võimsam, kellega me kohtume, see on tegelikult meie mõjutajaks. Niimoodi, näed, Jumal laseb kasvada. Nüüd järgmine asi, millele juhin tähelepanu, on see, et Jumal laseb kõigel tegelikult kasvada. Kas meile see meeldib või meeldi? Mattiuse 13:30 ütleb nii. Need on issanda sõnad, laske mõlemaid ühtemoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikele, koguge esmalt raiein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita. Ja sellepärast, kallid, siin maailmas kasvab nii hea kui kuri. Mõlemad kasvavad siin selles maailmas. Ja sellepärast me näeme sedasi, et nad kasvavad, me kasvame, võiks ütelda, siin selles maailmas kõrvuti. Ja ütleme, et ja vaata, Jumal on, kuidas ütelda, ta on pika meelega tegelikult on vaata ka nende õelate koha pealt. Võib-olla loeme sealt Ezekieli raamatust neid salme ka, et vaata, Jumal on selline, et ta ei kiirusta, ta annab tegelikult kõigile ka õelatele pöördumiseks aega. Meie tahaksime, kuidas ütelda, et asjad laheneksid palju kiiremini. Me tahaksime, et Jumal nagu palju kiiremini sekkuks. Ja Jumal sekkub siis, kui ta sekkub. Ja sellepärast, et ta teab täpselt, millal on õige aeg, millal on inimene kõik oma võimalused nagu ära lükanud ja tagasi lükanud aga nii kaua, kui on tegelikult on veel, pole lõikust tulnud,
on tegelikult armuaeg ja võimalus ja eriti, nagu Peetrus oma kirjus kirjutab, et Jumal on pika meelega. Ta on pika meelega, meie me ootame tegelikult, ütleme, et issanda tulekut ja meil on omad ootused ja asjad, aga Jumal on pika meelega ja eelkõige on ta pika meelega, tegelikult on ta muidugi patuste pärast. Ja ei saa seda ütlemata jätta ka, et meie pärast ka. Sest et ega, vaata, Jumal ootab meie kasvu ka, meie vaimuliku kasvu. Kas Jumal on, ütleme, sinu või minu vaimuliku kasvuga rahul? Seda võid nagu issanda käest küsida. Sest et vaata, me sünnime, me oleme väetid lapsed, siis me peame kasvama, me peame saama täieks meheks, nagu Jumala sõna räägib. Või seal Johannese esimeses kirjas on, et nagu 4 aastat oled need väetid ja oled see noor ja oled see juba, saad teismeliseks ja tugevaks ja lõpuks oled isa valmiseks. Et kõik need etapid Jumal tegelikult ootab meie käest, et need asjad nagu sünniksid. Aga see sõltub tegelikult väga, väga palju nagu kuidas meist. Vaata, et kui Jumal laseb kasvada, kuidas ta seda vaimulikku kasvu laseb? Ta ei tõsta sind järgmisse klassi, kui sa seda klassi ei ole läbi teinud. Vaimulikus mõttes me võime istuda. Oled ikka esimeses klassis kogu aeg. 10 aastat, ikka esimeses klassis. Sest et ei kasva. Ei ole lihtsalt edasi minekut, midagi teha ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et sealt tuleb see otsus, et kas edasi viia, kas usust usku, kas aust ausse. Ja sellepärast, et ütleme, ja siis vahest vaatad seda, et mõni kasvab ääretult kiiresti. Isegi mõni, võiks ütelda, mõni lapski, kes on, ütleme, tuleb issanda juurde, siis vaatad sedasi, et kuidas ta mõistab võib-olla piiblit, kuidas ta näeb neid sõnu, kuidas ta nendest asjadest aru saab, kuidas ta orienteerub piiblis, leiad sedasi, et kuule, seal on mingisugune kasv on toimunud, et see ei ole nagu seisma jäänud, et kasvama on hakanud. Ja sellepärast on see nii, et see kasv, mida tegelikult Jumal lubab, ta lubab kurjal kasvada. Teate, mis kurja kasvamisega on üks moment? Vaata, kurja kasvamisega on selline moment, et ta lubab seda kasvada, et patumõõt saaks täis. Ka see on üks kasvamise moment, et patumõõt saab täis. Praegu mingis mõttes on niimoodi, et kui seda ilmaelu siin ümberringi vaatad ja Eestimaal ka, siis on see siis on niisugune tunne, nagu kurjal on nagu kibe kiire kasvada. Et ruttu ja ruttu, tead, ütleme, kas niisuguseid rõvedusi ja rumalaid seadusi ja kõike sellist, jumalad pilkavat ja asja nagu kohe seaduse tasemelgi nagu korraldada, et hirmsa kiiruga nagu tehakse neid asju. Ja ütleme, et ja Jumal on tõesti niimoodi, et kui sa patumõõt saab täis, vaata, siis Jumal nagu on sekkumas. Ja sellepärast on ka see, vahest on see päris pikk aeg, Abraham ajal ütleb seal sedasi, kui 400 aastat, siis tuleb see järeltulev põlv siia. Siis saab tegelikult sinu see paik siin nagu patumõõgu täis ja sina saad selle maa oma rahva jaoks, kuhu te üldse nagu tulla saate. Ja sellepärast Jumal on nagu kõike seda on jälgimas, mis siin toimub. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on piibel, et meil on Jumala sõna. Jumal tegeleb kõikide rahvastega, tegeleb kõikide inimestega, väga õiglaselt tegeleb, selles me ei tohi üldse nagu kahelda. Ja nüüd järgmised sellised mõtted, mis mul olid ise siin nagu just ka, et vaata, majanduskasvu meie nagu hindame, ütleme selliseks üheks oluliseks asjaks, mis ühel riigil ja rahval peab olema. Me saame praegusel hetkel vist enam hästi aru, et ega seda eriti ei ole. Et oleme sellises ajas, kus nagu selles on nagu langus. Rahvastiku arvu kasv, ega seda ka, ei ole praegusel hetkel, et kui selle aasta kohta öeldakse, siis üks viletsamaid üldse, mis on olnud, eks. Ja ütleme, et oleme sellises olukorras. See annab ühe tunnistuse teatud asjade koha pealt, et meiega ei ole asjad hästi. 5 Mooses 28 on kasv, on õnnistus ja on see, võiks ütelda, see teine pool on puhta needus, kus kõik väheneb, kus on haigused hädad, kus on see selline lugu, ütleme, täiesti selline negatiivne minek. Ja need on mõlemad on nagu näitajad selle koha pealt, et kuidas tegelikult meie eludes need asjad on. Ja sellepärast nii see on, et ega me ei tohi nagu selle koha pealt ka silma kinni panna. Nüüd ongi üks selline vahe, kallid, kes tulete täna ka siin Jumala kojas. Näete, meil jooksevad siin ka lapsed ringi, kolmapäeva õhtut jooksevad lapsed ringi, lapsed sünnivad me peredesse. Kiitus Jumalale, see on üks tegelikult näitaja, et tegelikult Jumal on õnnistamas ja kinkimas, õnnistab õigete sugu, järeltulevat sugu. See on täiesti selline konkreetne hea asi, mida võime nagu märgata ja tähele panna. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et siin me võime nagu selle, kuidas ütelda, siin nagu selles Paabelis olles. Nagu Jumal ütleb prohvet Jeremia kaudu, lähete sinna, ärge vähenege, tead, eks, täiega elage. Ja sest, et see on Jumala selline otsene nagu selline käsk, ma teen mõned need kirjakohad lahti siin praegu, nagu mis on selle
vähenemise ja kasvu ja kahanemise koha pealt on olemas, olen siia kuskil need kirja pannud. ja sellepärast näiteks, ma mõtlen, võtan siin kohe järjest, ütlen sedasi, mõned kohad teen lahti, mõne ütlen niisama. Kergelt saadud varandus kahaneb kiiresti. See on õpetuse sõnade 13.11, mõte on see. Aga mis on vähehaaval, see kasvab. No see on täiesti selline tavaline, mida saadakse kergelt, ütleme, vahest on see selline, et inimesed võtavad laenu, seda saab suhteliselt kergelt, teatud tingimused täidad ära, saad ikkagi seda raha kätte. Kui oli see selline mingi ehitusbuum, ma mäletan, töötasin siis aknatehases ja tollel ajal just ma mäletan sedasi, et see ehitussektor ja need arvutasid niimoodi, ütles, et praegu on nii palju raha, mida inimestele antakse, et 1/3 võiks siin olemata olla. Et see 1/3 on õhk, et seda ei oleks üldse vaja. Aga kuna inimestele see antakse, siis me võtame selle raha. Sellepärast, lihtsalt nendel on ja nad on valmis meile andma. Et selle nagu mõtet ei oleks, aga kuna raha on palju, kergelt saadud, siis me võtame selle kergelt vastu ja saate oma aknaid ja uksi ja katuseid ja olge õnnelikud ja maksite nagu 1/3 tühja. Sellepärast, et oleks saanud 1/3 odavamalt ka, aga kui raha on, siis hea meelega võtame. Kergelt saadud rahaga juhtub nii. Loteriivõitudega on nähtavasti enamuses öeldakse, et neid on väga vähe inimesi, kes oskavad loteriivõidust mingit niisugust püsivat saavutada. See tuli ja läks. Et sellepärast pauhti tuli üllatuseni ja pauhti üllatuseni läks. Sest et ütleme, et eks reeglina, ma usun sedasi, et loteriid mängivadki need, kes raha asja ei tunne. Ja sellepärast, et kes raha tunneb, siis sinna raha ei raiska. Sest ta teab, et seal on väga väike šanss sealt üldse midagi saada, et ei ole mõtet sinna anda. Aga need, kes ei tunne ja siis lihtsalt juhtub nii. Ja sellest õpetuse sõnades Salomon oskab nagu selle mõtte väga lihtsalt selgelt ütelda, et kergelt saadud asjad ja mis on vähehaaval kogutud, see hoopis kasvab. Jesaja raamatu, ütleme 24.6, lihtsalt nimetan selle koha ka. Needus kahandab tegelikult maa elanike hulka. Üks asi on tegelikult lihtsalt selline, et kui nagu see 5 Mooses 28, see needuse pool juba, see lihtsalt nagu toimib selliselt, et nii ta on. Ja seal samas, kallid, nüüd on niimoodi, et teeme nagu sellise nagu kontrollküsimise, et kuidas on meil praegu, kui ausalt oma elu peale vaadata, kas meil on hästi või halvasti, kas meil kahaneb või kasvab? Me võime kõiki mõelda, kellel on pered ja asjad, et kas kasvavad, ütleme, et vaimulikku elu võime üle vaadata, aga majanduslikku ka. Kuidas meil tegelikult on, et kas on õnnistust või ei ole? Et kuidas on nende asjadega, et mis on nagu antud hetkel nagu toimumas. Ja sellepärast see on selline lugu, et see on üks tugev tegelikult nagu näitaja selle koha pealt ka, kuidas meie eludes on. Et meie õli ei vähene. Nii nagu ütleme, seal oli see, ütleme, Eelia päevil oli selline lugu, et Eelia sõna peale tuleb vihm ja siis hakkab uuesti maa vilja kandma. Eelia palus kangesti, et vihma ei sajaks, nagu Jakobuse kiri kirjutab meile sellest. Ja vihma ei sadanud. Aga sellel ajal, eks ta on seal, kui ta seal Sareptas on, siis jahu ei lõppe ja õli ei lõppe ja nii kaua, kui ühesõnaga see periood sai mööda. Ja vaata, kogu aeg tegelikult lihtsalt oli. Ja sellepärast ma mõtlen sedasi, et kui me mõtleme oma elu peale, kuidas oli sul aastast 20? Ütleme näiteks, et kus asi läks nagu kitsamaks, viletsamaks, üldse seda maailma nagu pandi natukese kinni. Kas sa olid õnnistuste ajas, kas sa olid kahanemise ajas või oled sa saanud kogeda sedasi, et Jumal just sellel ajal väga hästi õnnistas. Ja sellepärast on kallid nii, et räägin täna välja, vahet ei ole, sellepärast see, et saagu Jumal nagu seda au. Ma leidsin sedasi, et see periood, ütleme sellest ajast kuskil just, kuidas tegelikult Jumal väga õnnistas mind. Ma sain kas või pensionile, hakkas äkki nagu mingisugune see asi tulema, see oli täpselt niimoodi, kui need asjad kinni löödi, siis mulle hakati pensioni maksma, teada, oli niisugune rõõmus hetk, et mingisugune uus asi tuli. Aga siis ma mõtlesin kõik oma poegade peale, tegelikult kõikide mu laste elusid ja asju tegelikult sellel perioodil lahendati. Kõik said elamised alla, kõik said oma kodud, kõik said omad lahendused, ehitamised, värgid, tegemised, kõik oli sellised. Ma mäletan, üks on mu töökaaslane tuli vastu, ütles, kuidas elad? Ma võin sulle rääkida, kui sa oled. Sul on ikka hästi küll, tead, et sedasi. Aga tõesti, ma mõtlesin, mis mina teen? Mina loen ja laulan.
mina loen ja laulan lihtsalt, ma olen piiblit ja kiidan Jumalat ja selle tõttu me lihtsalt hästi elamegi. Aga kes see keelab meil kõigil lugeda ja laulda ja issandat kiita? Ja vaata, see tegelikkuses see niimoodi see käib. Ja siis on niimoodi, et vahest on see niimoodi tõesti, et mõtled sedasi, ei taha teisi inimesi kadedaks teha, kes nagu sellises, elavad siin selles maailmas niimoodi, ilma Jumalata. Aga vaata, Iisak külvas sellel põuajal, sai 100-kordselt sellel ajal. Ja sellepärast, kallid, need rasked ajad on meie usurahva tegelikult õnnistuse ajad. Sellepärast, et vaata, siin on niimoodi, et selles raskes ajas Jumal tahab nagu näidata, et minu rahvas elab teistmoodi. Minu rahval on tegelikult on ikka elu ja lahendused ja sellepärast, kallid, lihtsalt julgusta, et koos Jumalaga tegelikult on väga võimas. Aga kui, ütleme näiteks rahvas taganeb Jumalast ja elab pattudes ja seal on niimoodi, et on üks selline, peale Ahapit oli seal see Jehu, kes pidi korra looma majja seal, siis oli selline, et see puudutas just seda Iisraeli poolt, eks Ahap ja nüüd, kui Jehu on seal kuningas ja täidab oma ülesandeid, siis on öeldud, et ta ei teinud seda tegelikult siirast südamest, päriselt, ta tegi tegelikult neid asju, aga ta ei teinud nagu päris, ma teen korraks selle lahti, selle teise kuningate 10:32, et vaata, et me mõistaksime, et me kontrolliksime, et kas see usuelu, mida me elame, et kas see on siiras, kas see on selline, ütleme, et see on nagu päriselt või ei ole see selline. Sellepärast, et vaata, sellel on väga niisugune tugev asi. Nüüd on nii, et kus see 32, ma loen selle ära, ja nii, ja 31 ka. 31 ja 32. Aga Jehu ei kandnud hoolt, et käia issanda Iisraeli Jumala seaduse järgi kõigest oma südamest. Ta ei loobunud Jerobeami patust, millega ta oli saatnud Iisraeli patu tegema. Neil päevil hakkas issand Iisraeli vähendama ning Asael lõi neid kõigis Iisraeli paigus. Ütleme, et lihtsalt on öeldud sedasi, ta täitis tegelikult, ta oli Jumala poolt seatud kuningaks, ta täitis ülesandeid, aga vaata, ta ei kandnud hoolt, et käia seaduse järgi kõigest oma südamest. Ta ei teinud, ta tegi seda, aga ta ei teinud seda kõigest südamest. Isegi need, keda maha oli vaja lüüa, lõi maha kõik. Ütleme, et need ta tegi ära. Aga et issanda seaduse järgi käia kõigest oma südamest, seda ta ei teinud. Ja siis põhjustab, las rahvas nende vasikatega tegeleb seal ja ütleme, ja jääb nagu selle asja juurde. Ja see põhjustas sedasi, et tegelikult hakkas, ütleme, see Iisraeli kahandamine hakkas sellest ajast nagu sellisel moel pihta. Ja sellepärast, vaata, Jumal on seda tähele panemas. Aga ma ütlen, et Jumal teeb selle Iisraeli, kuidas teeb. Aga teate, kohutav asi on tegelikult on see, kui vanemate usuelu ei ole päris, kui see on lihtsalt niisugune koguduses ja pühapäeval ja kui see kodus igal päeval ei ole, siis läbi kukkunud värk. Sest lapsed vaatavad selle järgi. Teate, nemad siin näitlemas ja palvetamas ja põlvitamas ja laulmas käia ei vitsi, kui see tegelikult ei ole. Toon sinna Andrei Zapovalovi näitena, et kuulasin, mis ta seal Riias nüüd ka just rääkis. Ütles, et ei saa valida endale sünnikohta. Sellepärast, et sünnid lihtsalt kuskile. Sünnid seal Zaporooses, sünnid sinna perre. Ütles, et ja vaata, ta oli selline, ma saan aru, et olid nagu 4 pühiliste kogudused, kus tema need vanemad seal, vanavanemad just olid, ütleme, kelle keskel ta ütles, et ma olin samamoodi, et nagu siin meie pisikesed, et kes siin on roomanud siin põrandal ja käivad meie keskel ja kes näevad tegelikult kõike. Ja ta ütles, et aga ma nägin sedasi, et tegelikult, et see, mida kuulutati ja räägiti, seda ei elatud. Et lubati valesid, ütleme, et tegelikult seda, mida räägiti, oli üks ja ütleme, et ja kindlasti nagu seal Ukrainas oli kindlasti väga palju niisugust käsumeelsust, et kuidas sa palvetad ja kas sa seal söögil palvetad ja kas sa püsti tõusid ja kas sa ikka palvetasid ja kas see eringatükk on sul ikka õnnistatud, et sa suhu panid. Tead, ja et ütleme, et olid nagu, sa võisid selle eest nii saada, ütleme, õiendada, kui sa ilma palveta seal midagi suhu pistsid, tead, eks. Aga kui sa teisest küljest näed sedasi, et tegelikult elus ei ole asjad korras, ei olda ausad või ütleme sellised momendid, siis oli kõik tegelikult oli tema üks tühine. Ta tuli sellest ära ja ta täna ütleski, et mul on endale häbi vahest mõelda isegi nende kõnede peale, mida ma alguses selle religiooni ründamisega ütleme, kui ma tegelesin, mida ma siis rääkisin. Võib-olla päris häbi ütelda, ütles, nagu ei taha ise enam kuulatagi neid jutlusi seda, et kuidas ma tegelikult, kui ma sellest välja tulin, et kui vihane ma kõige selle asja peale nagu olin.
ütlesin, Jumal, ma tahan sind näha, kuidas sa päriselt oled. ja sellepärast on, kallid, nii, et väga tähtis on see, et see, mida me elame, et see oleks siiras südamest, et see oleks tõeline. ja vaata, kui see on tõeline, siis tegelikult on see niimoodi, et siis tegelikult lapsed tulevad ka järgi. Sest et vaata, lapsed ei viitsi tegelikult järgida seda, kus elu ei ole. ja sellepärast on see nii, et mingisuguseid lihtsalt ideesid rääkida ei tasu, tuleb elada ja siis see toob alles. ja sellepärast nii see on, et aidaku meid Jumal, et meie oleksime nagu, kui me oleme usuelus, et me tõesti oleksime siiralt, et me siin nalja ei teeks. Ja teate, Jumal meiega nalja ei tee ka. Kui me teda austame, ta austab meid, ta õnnistab meid, ta lahendab meie asju ja sellepärast ja see peabki tegelikult olema meie eludes nii, et meie, kuidas ütelda, nii kaua, kui me oleme Jumala juures, kes on juba varakult ja kuni oma vanaduse päevadeni, tegelikult on see nii, et Jumal peab meie elus olema kogu aeg ka siiski nagu täiesti esikohal. Nii et kiitus Jumalale. Ja nüüd mõned mõtted veel nagu, mis ma vaatan siin, olen kirja ka pannud, et jagan. No nii, et Jumal on see, kes laseb kasvada. Loeme ühe niisuguse huvitava koha veel. Vot sellest kasvamisest ja asjast oli veel üks koht mul. Ja see on Jeesuse vend Jakobus. Ja nagu Jakobus ikkagi, tema pani üsna teravalt. Tema ka, kui ta kirjutab, siis ta ütleb väga otse ja see on nüüd Jakobuse kirja 5. peatükk. Jeesuse vend on ta tegelikult, eks. Ja alguses oli periood, kus nad ei mõistnud oma venda, vanemat venda, aga pärast mõistsid küll. Kuulge nüüd rikkad, nutke ja uluge oma tulevaste hädade pärast. Teie rikkus on pehkunud, teie rõivad on koitanud, teie kulb ja õõtpea on roostes ning nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimsel päevil. Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud oma põldudel lõiketele maksmata, kisendab ja viljakoristajate karjad on tunginud väged issanda kõrvu. Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval. Olete hukka mõistnud õige ja mõrvanud, tema ju ei hakka teile vastu. Olge nüüd pika meelega, vennad, issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varajase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut, vaata, kohtunik seisab ukse ees. Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud issanda nimel kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks. Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Hiopi kannatlikkusest ja näinud issanda antud elu lõppu, sest issand on halastav ja armuline. Ja enne kõike, mu vennad, ärge vanduge ei taeva ega maa juures ega mingit muud vannet. Teie jah olgu jah ja ei olgu ei, et ei langeks kohtu alla. Ütleme, et väga sellised, olulised tähelepanekud, aususe värgid, ütleme, et see puudutab riiki ja rahvast, see puudutab tegelikult, puudutab Jumala rahvast, ütleme, et need asjad peavad olema korras, kõik need tööliste palgad ja värgid ja ütleme, et Jumal jälgib tegelikult selliseid asju. Meie inimestena mõtleme, et Jumal ei pane neid asju tähele, paneb tähele küll. Ja sellepärast on see nii, et ja õiguse mõistmine ja see on ka üks suuremaid tegelikult probleeme praegusel hetkel siin selles maailmas. Ma mõtlen, sellepärast, et ülekohus läheb võimsaks ja siis arvatakse, et võib tegelikult valega asju lahendada ja sellepärast andku Jumal tegelikult kohtunikele eriti praegusel hetkel julgust. Ma ei tea, need on nagu kartust täis õigust mõista. Lugesin, see ei ole meie riigist, lugesin sedasi, et üks mees sõidab ühe sõnaga, et üks politsei ohvitser, kõrgohvitser, üks naisterahvas saab surma ja juhtub selline õnnetus. Aga tead, lihtsalt rahamehed on ümberringi, tullakse kohtusse ja kohtunik ei suuda nagu otsustki teha mitte mingisugust, et lihtsalt lastakse nagu minema, et asjad juhtuvad. Need, kes seda vaatavad, need ahetavad, et milles on see küsimus, et kuidas siis niimoodi saab, et kellegi jaoks on seadus ja kellegi jaoks ei ole seadust. Ja sellepärast aga Jumal on tegelikult, see on samamoodi tegelikult patumõõdu küsimus. See on töökohtades. Kui töökohtades tegelikult ei olda nagu, kuidas ütelda, niisugused erapooletud, Jumal on vaata nagu õiglane. Ta ei tee mitte kellegile tegelikult liiga. Need on kõik tegelikult niisugused patumõõtude korjamise kohad siin selles maailmas. Ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal, et meie ise, kes me siin oleme,
et oskaksime palvetada nende olukordade pärast, et kus on vaja tegelikult lahendusi, kus asjad leiaksid lahenduse, kus tuleksid tegelikult lahendused. teate, tulevad lahendused. Tulevad lahendused, ma ütlen, et need, mina ütlen sedasi, et need ei tule, teate, need tulevad Jumala käest, tulevad need lahendused. Andrei Zapovalov ütles, et näiteks, et kui nad kolisid, vaata see maja, kuhu meiega osad tegime oma annetused. Ütles, et see oli niisugune paik, et närkarid olid ümberringi, teed olid katki, tead, ütleme, et kõik oli, inimesed ei tahtnud nagu selles piirkonnas väga olla. Oli selline nagu piirkond tekkinud. Ütles, et nüüd, sellest on ka 5 aastat. Nüüd ma räägin 5 aasta õnnistusest täna, nagu saad aru. 5 aastat on sellest. Ütles, et teed on asfalteeritud, koolid on korras, kauplused töötavad. Ütles, et elu on tegelikult läinud nagu käima. Ja nemad on tulnud lihtsalt, aga Jumala õnnistus tuli ka lihtsalt sellesse piirkonda, lihtsalt tuli. Ja sellepärast kallid, ja ta julgustas seal Riias samamoodi, et palvetage väga oma linnade ja külade asjade pärast ja ei, ma ei ütle sedasi, et ainult meie pärast see tänav siia tuleb, aga tuleb meie pärast ka, et siin tehakse see ilusaks ja korda, tead, eks, aga me saame ka nagu sellest osa ja täname Jumalat ja niimoodi elame siin selles maailmas. Nii et nii ta on. Nii et kõik need niisugused momendid, mis siin selles maailmas meil on, ka need rasked ajad, praegu ma toon nagu selle näite ka veel, ega praegu ei ole hea aeg. Ütleme, et nagu me näeme sedasi, et üldiselt majanduses ja riigis ja ütleme, üldse niisuguse murede koha pealt ja riigi kaitses ja palju on tegelikult on sellist, mis ei ole meeldiv ja mis on raske. Aga küsimus on nüüd selline, et vaata nendel aegadel, kus on niisugused nagu need rasked väljakutsed, need on tegelikult on meie võimalused. Taaveti võimalus oli Koljat. Taavet tegelikult tõusis ju tänu Koljatile, Andrei just seda Riiast juhtis tähelepanu. Vaata, need väljakutsed on tähtsad. See tuline ahi oli väljakutse selleks nendele meestele, kes, ega nad ei tahtnud sinna ahju minna. Aga lihtsalt elu oli selline, et oli otsustatud, et kes ei kummarda seda kuldkuju, sinna nad lähevad. Aga see oli selline, et selle tagajärjel tegelikult Jumal sai austatud. Ja nii Taaveti kaudu kui kõigi Danieli ja kõigi nende kaudu. Ja sellepärast see on, et vaata, neid väljakutseid, nagu, ütleme, nendele tuleb reageerida. Andrei Zapovalov rääkis veel ühe näite, ütles, et see oli aasta 2014 Ameerikas. Ütleme, et oli, ma ei hakka neid presidendi nimesid praegusel hetkel ütleme, et kes oli siis ja kes on praegu ja räägin nagu sellised, las need olla. Enam-vähem te teate. Ja siis oli nii, et 2014, kes oli president, oli mingisugune selline bankett, oli mingisugune vastuvõtt ja kus on ka praegune Ameerika president, kus oli kohal, oli seal. Aga siis see toonane president viskas nalja selle praeguse presidendi, lihtsalt kui ärimehe koha pealt, et sellest küll kunagi president ei saa. Et see on niisugune mees, et sellest ei saa. See, kelle üle nalja visati, ütles, aga et sellel hetkel ma just tegin otsuse, et minust saab see. Et ta võttis nagu selle väljakutse vastu, et kui tema üle visati nagu sellised nalja avalikult ja seltskonnas veel nagu sellises mõttes, siis ta ütles, siis ma teen. Ja nüüd on teist korda nagu selles positsioonis. Ja vaata, see on nagu, kuidas ma ütlen, et Andrei tõi nagu selle näite selles mõttes, et vaata, need väljakutsed, mis on meil elus, sul võib väljakutse olla tervisega, sul võib väljakutse olla laste kasvatamisega. Aga need on niisugused väljakutsed, mida tuleb lihtsalt võita. Aga just, ma praegusel hetkel lähen sellele olukorrale vastu ja ma võidan. Aga just ma löön selle Koljati maha. Ja just ma tegelikult võtan selle, et kuna mul see on, just kõik need tragöödiad. Ma ütlen, et usurahvas on elanud kohutavaid asju üle. Kõik su, ütleme, enesetapud ja värgid laste hulgas ja mis ei ole ära olnud, kohutavad asjad, kui niimoodi, et vasti saab väljagi nagu ütelda sedasi. Aga täna ma ütlen sellepärast, need on tegelikult sellised väljakutsed tegelikult, kust tuleb minna nagu võitude peale. Seal ei tohi nagu enam teisiti nagu kuidagi nagu reageerida, seal peab olema niimoodi, et kui see asi on nii nugade peale asi läinud, siis siin on selline lugu, et vaata nüüd ma tõusen tegelikult võitlema. Nüüd ma enam nagu üldse ei passi. Et kõik need rasked asjad, need tuleb pöörata hoopis õnnistus. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal. Kui Taavetile, ütleme, see on seal 2. Samueli, teeme selle koha lahti ka, 2. Samueli 5. peatükis, kui Taavet juba seal on kuningas, vallutab seal neid asju, ja siis on Jeruusalemm. Ja Jeruusalemm oli nende jebuuslaste käes, vaata niisugused kah, et niisugused tegelased, kes olid üsna nagu ülbelt ka nagu Taavetile ütlemas, et seda paika sa mitte ei võta. Sellepärast, et seal on nii, et isegi need pimedad ja lonkurid võidavad sinu ära, et ära sa siia küll tule. Ja nüüd 6. salm hakkab siit 2. Samueli 5. peatükk 6. salm. Nii, kuningas läks oma meestega Jeruusalemma, selle maa elanike ja puuslaste vastu.
ja siis need ütlesid Taavetile, siia sisse sa ei pääse, sest pimedad ja lonkrid kihutavad su tagasi. See pidi tähendama, et Taavet sinna ei pääse. Aga Taavet vallutas Sioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. Ja vaata, see on selline, et vaata, seal tehti samamoodi, ajaraamatust loeme sedasi, et kes esimesena läheb, Joab läks esimesena, sai, ütleme, et saab juhi positsiooni ja kes olid Taaveti seal kangelased abiks, ütleme, need tulid ka. Aga me näeme sedasi, et see selline, kuidas ütelda, see väljakutse, mis tegelikult nagu tehti, ütleme, see põhjustas sedasi, et just asi läks vastupidi. Ja isegi sellele, ütleme, Jeruusalemm on saanud ju endale kogu aeg nagu selle teise nime ka, et Taaveti linn, eks. Jeesusega koos see suure kuninga linn, aga Taaveti linn ka. Taaveti poeg Jeesus, eks. Ja nüüd on niimoodi. Ja Taavet oli sel päeval öelnud, et igaüks, kes lööbi ja puuslasi, tabagu veejuhtmes neid, lonkureid ja pimedaid, ta pani jutumärkides, keda Taaveti hing vihkab. Seepärast öeldakse, pime ja lonkaja ei pääse kotta. Sest et vaata, seal oli selline, et tal oli öeldud, et sina ei saa, et siin on niisugused, et pimedad ja lonkurid võidavad su ära. Nüüd Taavet pööras selle kõik nagu vastupidi. Taavet asus linnusesse ja nimetas selle Taaveti linnaks. Taavet ehitas ümberringi linna kantsist alates siselinna suunas. Taavet läks üha vägevamaks, sest issand vägede jumal oli temaga. Ja Hiiram Tüüruse kuningas läkitas Taaveti juurde saadikuid, seedripuudega samuti puusseppi, müürseppi ja nemad ehitasid Taavetile koja. Ja vaata, nüüd on üks väga ilus salm, mis mulle meeldib ja millest me peame nagu aru saama, kuidas asjad on. Taavet mõistis, et issand on kinnitanud tema Iisraeli kuningaks ja ta oli ülendatud tema kuningriiki oma Iisraeli rahva pärast. Ja Taavet mõistis sedasi, et tema positsioon, et olla kuningas, see on rahva pärast. See on selle jumala rahva pärast, kuhu teda on võetud. Ja sellepärast, et need võidud ja asjad antakse talle ka jumala rahva pärast. Ja et jumal on need asju nagu tegemas ja sellepärast on see nii, et võtta, me oleme selle viinapuu küljes, ilma temata me mitte midagi ei saa. Meil see vahepeal läheb nagu see asi natukese nagu sassi selliselt, et kes see siis tegijad on, et kas oleme meie või on see jumal, tead, eks. Põhimõtteliselt on siiski niimoodi, et tuleb au anda ikkagi jumalale, jumal on see põhitegija. Me oleme oksad, vili sõltub tegelikult, et tegelikult jumal annab selle. Me saame kanda seda, meil on omad tööd ja probleemid on nagu selle asjaga. Ja sellepärast meil ei tohi nagu see sassi minna. Andrei ütleb sedasi, et võtta, saad jumala käest ilmutuse, siis ei tohi see astja mitte rohkem särada, kui see ilmutus on. Sest et vahest on see niimoodi, et võtta, et umbes, et ma saan mingisuguse ilmutuse, et ma täna teile kõike ei räägi, tulge järgmine koosolek ka, ma siis räägin selle teile päriselt välja, et teine kord ka veel tuleks. Kallid, mina nii ei tee, ma räägin kõik ära, kui mul rohkem juttu ei ole, pean suu kinni, lähen koju. Aga et ma ei ütle seda, et mul järgmine kord, kui te tulete viimasele koosolekule, selles koosolekus sees, siis hakkavad asjad sündima. Tead, et see on niisugune, kust kohast sina tead, et millal? Võib-olla sünnivad esimesel koosolekul kõik need suured asjad ära. Aga see on lihtsalt, et enda ümber hoida. Ta ütleb, et see on Sauli taktika. Et on lihtsalt vaja, et rahvas hakkab äkki ära minema. Et see on Sauli taktika, ja hakkan ise seal ohverdama, hakkan midagi tegema, et igal juhul, et inimesed peasid püsiksid. Kallid, ei ole tegelikult, seda absoluutselt ei ole vaja. Teate, kui sul on hea lõhn, kui sul on ilmutused issanda käest, küll nad püsivad, küll nad tulevad. Sellepärast on see nii, et meil on õppida Jeesusest. Jeesus ütleb, tahate minna, minge ära, teate, kui vaba on tegelikult selle tõttu on see elu, kui sa ei võta neid inimesi nagu sellises mõttes endale kukile. Kui ma pean teid siin meelitama, kui ma pean teid siin hoidma, mul oleks raske, sest ma ei teaks, et mismoodi ma siis seda teha saan. Aga ma ei teegi seda ja ma lihtsalt jagan seda, mida issand on mulle täna kandnud ja usaldan issanda kätte teid ja annan teid jumala, et armusõna oleks ja jumal on see tegelikult, kes teid on sünnitanud oma vaimu läbi, jumal on see, kes laseb teil ka kasvada ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et see on nii. Ja see on ka laste ja kõige koha pealt. See on niimoodi, et vaata, ütleme, et meil on niimoodi, et me vahest võtame oma laste koha pealt, võtame nagu väga südamesse, et kui meie lastega on midagi halvasti, siis see on nagu, käib meie enda au pihta. Vaatasin just üks päev poes, üks ema oli tead ja oma tütardega seal. Ema seisis nii väärikalt ja ta ootas, et tütred oleksid ka väga väärikalt käitumas. Aga need olid lapsed ju lihtsalt. Ja ma nägin seda natuke nagu hädas, et tema on nii väärikas ema ja kuidas siis need lapsed on natuke siuksed lapsikud. Tead, eks, aga see on mingisugune niukene nagu, ma nägin seda ema au oli nagu riivatud, ta tahaks, et need oleks nii ponksud ja täpselt
nad astuksid siin praegu, et mingeid probleeme nendega ei oleks, eks. aga kallid, vaata, nii ta ongi niimoodi, et meie oleme tegelikult nende probleemide keskel. Me ei pea tegelikult kõike seda niivõrd enda südamesse võtma, sest et me nõrkeme tegelikult selle koorma all, kui me selle enda peale nagu selliselt võtame. Me peame kõik need koormad, mis on, ja need väljakutsed, mis meil on, nagu ma olen nimetanud, me peame oskama neid tegelikult ära veeretada. Ma ütlen, et sellel ajal, kui meie lapsi kasvatasime, jumalale tänulikud, mõne nende inimese pärast, kes oskis meile sellel hetkel nõu anda, et kuidas käituda. Sest et vaata, sellisel hetkel on niisugune tunne, et no kui ise peaks nagu ei tea, mis rabelema ja midagi saavutama. Aga tegelikult on niimoodi, et meil on vaja ka nendes olukordades tegelikult usaldada, tegelikult on väga vaja usaldada Jumalat. Jah, ja näed, need jutud täna lähevad niimoodi vabalt, nagu lähevad. Viljast tunnete, Jeesus ütleb. No ma olen ise ütelnud ja võib-olla täna teen niisugust vigade parandust. Ma olen ütelnud sedasi, et vilja oodata, et see on liiga kaua. Jumal peab meid juhtima, tead, et et kui sa järgned mingisugusel vale prohvetile ja siis ühel päeval viljast tunneme, et kõik läksime metsa, et nagu hilja on juba siis, et miks me siis kõik järgi jooksime sedasi, et nüüd ootasime selle vilja ära. Põhimõtteliselt on niimoodi, et see on õige ikkagi. Vaata, see vili peab tulema esile. Vaata, lugu ongi niimoodi, meie tunneme viljast ja kuidas ütelda, ja see lõplik vilja nagu välja tulemine on ka väga vajalik. Vaata, mismoodi ma täna püüan seletada seda. Vaata, praegu on niimoodi, hea ja kuri on tegelikult võitlemas. Mõned isegi niisugused poliitkommentaatorid ja asjad räägivad ka, et see on valguse pimeduse võitlus, mis siin käib ja kõikide nende olukordade keskel. Üks mõtleb ühte valguseks, teine teist valguseks ja pimeduseks, see käib vastastikku, sõimatakse võib-olla üksteist, sina pimedus, meie valgus. Ja see võib sassis olla. Aga nüüd tõeliselt on niimoodi, et kuskil on valgus, kuskil on pimedus. See on nii. Aga näiteks oli teine maailmasõda, kui nüüd seda mõista. Võtame see sakslaste poole. Üldiselt see püüti näidata välja, et aetakse ühte õiget asja. Jumal on meiega, läheme, need koonduslaagrid olid töö- ja ümberkasvatamise laagrid. Nendest tehti filmisid ja näidati sedasi, et inimesed saadeti sinna koonduslaagrisse, seda ei näidatud, et me hakkasime neid seal ära tapma ja hävitama, aga et nemad peavad seal tööd tegema, me kasvatame neid ümber, kellel vaja ümberkasvatamist ja et see on väga kasulik, mida me teeme, eks. Ja see, ütleme, et see müüt nagu sellises mõttes, see püsis võib-olla kõige rohkem, püsiski nagu ka saksa rahva keskel, sest need koonduslaagrid ja asjad olid väga paljud ju kuskil mujal eemal, kus need asjad toimusid ja kus oldi ja oli selline asi. Aga kui tuli Nürnbergi kohus, vaata siis pöörati kõik pea pealt jalgade peale. Vaata siis nagu saadi aru. Ja praegu muidugi teate, mis on naljakas asi. Praegu pööratakse jälle seda pea peale jälle tagasi seda asja. Ja nii palju aastaid on mööda läinud ja nüüd hakatakse seda jälle nagu kuidagi teistmoodi nagu seletama nägema. Aga sellel hetkel, kui see asi nagu oli, ja kui see asi oli nagu küsimärgi jälle, et kuidas nende asjadega oli, siis oligi niimoodi, et ühel hetkel tegelikult tuli ikkagi nagu tõde tuli päevavalgele ja räägiti, kuidas need asjad on nagu päriselt. Ja sellepärast ja kallid, millal, kui see Eesti Vabariigi asi meile tuli, meile tulid ka need holokausti raamatud ja asjad ja kus meie president ka allkirja peale pani ja ütleme, et kõik need holokausti päevad ja asjad hakkasid ja hakati rääkima seda, mis ka Eestis on toimunud, eks, ja tuli nagu seda selgust selle koha pealt. Ja sellepärast, kallid, me elame siin ja seda, kuidas ütelda, seda vilja on vaja, et me nagu lõpuks mõistaksime, et see Jumala lahendus, mis tuleb, et see on õige, et õige karistus tuleb sellele õelale, kes ei pöördu ära sellest, eks, ja õige õnnistus tuleb õigele, kes on ustavaks jäänud ja on püsima jäänud. Ja sellepärast need on nagu sellised, mõlemad on nagu sellises mõttes niisugused väga niisugused olulised asjad. Ja nüüd ma tahaksin võib-olla isegi lugeda, kui ma leian üles, kus ma siin märkisin seda, leian ikka ülesse, Esekieli raamatust. Sellepärast, et vaata, ma olen täna rääkinud nendest õigetest ja õelatest aga lihtsalt, et meil oleks nagu niisugust usku, et kõikidel inimestel on võimalust pöörduda. Et täna loeme ka, et need, kes on praegusel hetkel täielikus pimeduses ja keda meie võib-olla peame niisugused täiesti lootusetud, siis ütleme, Jumala jaoks ei ole nii kaua lootusetu, kui veel on elu. Ma teen 18 ja 23 näiteks sellise koha umbes lahti, Esekieli 18:23 ja seal on nagu pikemalt kindlasti vaja natuke lugeda ja siis prohvet annab väga ilusa pildi, kuidas Jumal asju näeb. No nii.
no nii, ma hakkan 21 juba, aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kõiki mu määrusi ja teeb, mis on kohus ja õige, siis ta peab tõesti elama, ta ei sure. Ühtegi tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada, oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma elama. Kas mul peaks tõesti olema hea meel õela surmast, ütleb issand Jumal? Kas mitte sellest, kui ta pöördub ära oma teedelt ja jääb elama? Ja siis on öeldud õigete kohta, meie kohta ka, kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, teeb kõiki neid samu jäledusi, mida õel teeb, kas ta peaks jääma elama? Ühtegi tema õiget tegu, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada, oma truudusetu pärast, mis ta on osutanud, ja oma patu pärast, mida ta teinud, peab ta surema. Ja sellepärast on see nii, et ja see on 33. peatükis on see samamoodi, kus ta seda sama lugu nagu räägib. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et teate, meil kõigil on, ütleme, võimalus õige tee pealt ära eksida, need asjad on. Vahest me oleme niimoodi, et veel üks, mida Andrei Rias just ütles sedasi, et vahest me oleme nagu mures sedasi, et Jumal kogu aeg ei räägi ja tundub, vahest on nagu taevas on kinni ja me oleme hädas, et temal oli ka selline hetk, ükskord oli taevas väga kinni ja siis ta andis Jumalale nädal aega, ütles, et kuule Jumal, et kuule, olukord peab muutuma ja muutus ka, ütles, et kuidagi niisuguse ultimaatumi ta pani. Aga täna ta nagu ütleb meile niimoodi, et ütleb selliselt, et vaata, kui me oleme õigel teel, ega siis Jumal kogu aeg ei ütle, ega meil ei käi mingi sooja-külma mäng, et soe, tead, et kogu aeg soe, et sa oled õigelt, et sa oled väga lähedal, soe, tead, külm, et ära sinnapoole mine. Et meil ei ole selline mäng Jumalaga. Tegelikult on niimoodi, et me peame vaima täiesti vait selle koha pealt. Aga nii kui me eksime õigelt teelt, ütleme, nagu need autonavigaatorid, siis hakkab rääkima. Ma mäletan, kui ma esimest korda endale seal Tom-Tommi sain ja ükskord Riiga sõitsin ja pingsalt jälgida, et kas see Tom ikka töötab ja kas ta ikka juhib. Ja siis, kui ma selle Riias selle Privipase peale, selle Vabaduse tänava peale sain ja hakkasin Võru poole sõitma, siis oli nüüd läks nässu, enam mitte midagi ei räägi. Aga mis ta pidigi rääkima, ta pidi alles rääkima siis, kui ma appesse keeran. Ja tal polnud enne mitte midagi ütelda, sest tee oli otse, tead. Aga minul oli juba saps sees, mu kallis aparaat läks nässu, et ta enam ei räägi minuga. Et mis ta juhtus, aga ei pidanudki rääkima. Ja sellepärast kallid, täna on ka niimoodi, et mina ütlen sedasi, et ma olen siin rääkinud neid asju, aga võib-olla ma mõtlen sedasi, et seda sa midagi siin kuulsid, eks. Aga ma mõtlen sellist, et kui sa nagu isiklikult vahest mõtled sedasi, et miks on nagu vaikus, siis ma olen sageli saanud ise nagu vastuse. Jumal ütleb, ma ütlen sulle, kui midagi muuta on vaja. Sa ei pea mitu korda küsima üle. Et sa muudkui küsid, et kuule, kas on ikka hästi. Tead, usalda mind, ma ütlen sulle siis, kui on vaja ütelda sedasi, et kui olen kord sulle ütelnud, ole rahus, tead, et liigu selles suunas, kuhu ma sulle olen andnud ja ära pabista. Ja sellepärast ma usun sedasi, kallid, et oleme tänasel õhtul midagi siit nagu sellist saanud, mis meid kinnitab ja sellepärast usaldame neid Jumala aegasid, usaldame Jumala saagi aegasid ja neid kasvuaegasid, mida Jumal meile ka kingib. Vaata, laste eludes vahest siin ütlevad, et meie omal ajal, kui me lapsi kasvatasime, meil niisugust sõna ei tarvitud, lastel kasvus spurt. Praegusel ajal ma tean, et mu lapselasved teevad vahel spurti, tead, nad kasvavad äkki põmdid, meil kasvasid lihtsalt kuidagi. Aga see ei ole vale tegelikult, sest me ei osanud niimoodi nimetada, me näeme sedasi, kasvavad, hakkavad rääkima, tead, küpsevad sedasi, tead, ja mis siis, ainult süda tunneb rõõmu sellest kõigest, kui sa seda kõike näed. Ja kallid, niimoodi on issandal meist kõigist head meelt. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, ma tänan selle tänase õhtu eest ka, tänan selle sõna eest, mida vend Andrei seal Riias rääkis ja tänu sulle, Jumal, et sa oled oma sulaseid läkitanud. Jumal, kui sa oled Riiga nüüd ka mitu korda tegelikult läkitanud teda ja teisigi sulaseid ja Jumal, ja kui me oleme ise ka varsti sinna minemas, siis isa, me palume seda, et ka seal novembri lõpus seal, kui see konverents on uues põlvkonnas, et see võiks olla õnnistatud. Ja Jumal, me täname sind ka selle paiga ja nende õnnistuste eest, mis on ka meile tegelikult siia voolanud. Ja isa, me täname sind, et me võime lihtsalt olla sulle selle eest tänulikud. Isa, kiitus ja tänu sulle. Ja tänu sulle, Jumal, et sina oled ise lubanud sellel Võru linnal sündida, oled lubanud sellel kogudusel meil juba siin olla.
ja juba varsti siin, ütleme 115 aastat, mis järgmisel aastal saab. ja isa, aita meid püsida õige tee peal, aita meid olla valguseks, aita meid olla õnnistuseks sellele tänavale, kus me oleme praegusel hetkel. isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda kõike õnnistust paluda. ja isa, tänu sulle, et võime paluda praegu lihtsalt õnnistust igale armsale kuulajale, kes on siin või mujal. aita, et kõik need väljakutsed, mis meil on, et me võidaksime, et need koljatid saaksid võidetud ja et me võiksime lihtsalt rõõmu tunda ja kiita, issand, sind. et sina oled meid aidanud, sina oled meid julgustanud ja sina oled lubanud meile vahest need raskused ja väljakutsed, aita, et me ei nõrkeks nende all, vaid et me näeksime nendes võiduvõimalust. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.